Nii ja tere tulemast minu kunstilaboratooriumisse, kus me teostame erinevaid kunstilisi katseid ja seal sisalduda võib ka füüsikat ja värki ja tänane eksperiment on, kuidas juukselakiga maalida. Tähendab kartulipüssiga, ma tahtsin öelda. Juukselakk on lihtsalt kartulipüssi laadimiseks üks kõige tõhusamaid aineid, et kunagi ammu ma avastasin endale siukse lõbusa asja ja seal on maal ka, et siis teeme siukse kartulipüssi maali ja see siin siukene, see siis ongi, et selle ma nikerdasin ka mingisugune 2008 aastal või midagi, et see on vähemalt mingi jupp aega vana ja aga PVC nagu eriti ei vanane, nii et see kanalisatsioonitorust tehtud kartulipüss töötab väga hästi, et värvi ma ei ole sellega veel proovinud lasta, nii et peaks katsetama, kas see töötab. Et ja -10-ga ma ei ole seda kasutanud ka, et antud juhul on väljas mingi -10 kraadi, kui ma seda nagu tegin. Et siis -10 juures töötas täitsa, et no, ma natuke soendasin ka seda, et ta ei olnud päris -10 juures, et ma lasin ta seest leeklambiga soemaks või noh, tähendab juukselakiga ja panin põlema selle nagu leegi otsa, et siis ta läks soojaks, et muidu ta ei pruugi talvise ilmaga töötada, et see on nagu talvel tehtud, kuigi lund ei ole, aga suht külm on. Aga värvid ja värgid ja kõik töötab ilusti, et saab õues täitsa ilusti seda värki teha ja esimene värv on nagu paigaldatud, et selline mõnus naljakas eksperiment, et no tegelikult ma päris abstraktset maali ei tee, et see on, läheb taustaosisteks, et lõppkokkuvõttes jääb teos veidi teistsugune ja siin hetkel ainult ma teengi ainult tausta nagu selline pullasi, kuna värvikotte ei ole võimalik laadida, kuna nad ei tekita nagu õhutihedat ruumi, siis ma panen plastmassi plokid rauda ette, et tekiks nagu selline isoleeritud hermeetiline ruum, nagu kuhu ma paigaldan nagu juukselaki, et muidu kui kartulit kasutada, siis kartul on iseenesest hermeetiline, et kui ta on lõigatud selliseks nagu kolviks sinna torusse täpselt. Ja siis järjekordselt veidi juukselakki ja stardieetrit saab ka kasutada ilmselt. Ma olen ainult juukselakki kasutanud nendega päris kaua. Et mul on neid veel tegelikult, et olen nagu erinevaid neid nikerdanud ja nendega siukseid, aga kunstiprojektiks ma ei ole siiamaani ei olnud veel kasutanud, et lisaks veidi rohelist. Tundub täitsa selline kunstiprojektiks roheline tuli, et võib rohelise värviga panna ja selline kena värk, et lõbus, nagu laskesport. Ühesõnaga, kuidas laskesporti ja kujutavat kunsti enda omavahel siduda, et no umbes midagi sellist võib-olla tuleb välja siis, et selline kerge brainiac science või midagi veidi, kuidas kiirust ja efektiivsust lisada kujutavasse kunsti. Nii, natuke sinist ka ja põhimõtteliselt peakski enam vähem olema, et veidi midagi juurde, et lõbus projekt, et kusjuures see raud on selle kartulipüssi toru ehk raud, no, on veidi, kuigi rauda ei ole, see on PVC toru, aga on veidi nagu tundub täpiline, et seda mul oli see oluliselt pikem, et ma lõiksin selle lühemaks. Et ma lõiksin selle lühemaks sellepärast, et see oli enne väga pikk ja auklik. Seal oli hästi palju auke sees, et see oli mul ühtlasi pauku summutav toru. Et see töötas summutina nagu, et ta ventileeris ennast enne ära ja siis jäi umbes siuke mingi sülitamise ajal. Nii, ja valmis ja eemaldame värvi mingisugused junnid. Ja nüüd võib siis ka katte maha tõmmata, kui ta on kuivanud ja põhimõtteliselt ongi valmis. Et sisuliselt nagu lahti kraapimine, et tegelikult mul oli osamaali valmis, et see oli ainult peidus. Ma enne mainisin, et ma teen tausta, aga ma ei maininud seda, mida ma tegin, et lõppkokkuvõttes jäi tulemuseks umbes selline töö, enam-vähem täpselt selline,
et siuke pull värk sai nagu kenasti ilusti tehtud, nagu siukene